Esimeseks päevakorrapunktiks on ülevaade Elva linnavalitsuse tegevusest ja palun linnapea Toomas Järveoja. Aitäh, tere õhtust ja nii nagu ikka alustame eelarvest. Seisuga 28. veebruar oli põhitegevuse tulude eelarve täitmine Elva linnas 20,1%, sealhulgas üksikisiku tulumaksu laekumine oli 16,3% eelarvest planeeritud. Seoses Maksu- ja Tollameti veebruari algul kasutusele võetud uue tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioonide rakendusega oli antud võimalus esitada deklaratsioone väikese hilinemisega. Ja seega oli kohalike omavalitsustele eraldatav veebruarikuu tulumaksu viimane makse väiksem tavapärasest. Märtsikuu viimase maksega täpsustati eraldis ja märtsi lõpu seisuga on üksikisiku tulumaksu laekumine Elva linnas 25,2% planeeritud. Olete ajakirjandusest kuulnud, et kohalikel omavalitsustel on võimalus esitada nõuded erakoolidele makstud õpilaste koolitamiskulud riigilt tagasi nõuda. Ja seda on plaanis teha ka Elva linnal. Perioodil 1. september 2011 kuni 31. detsember 2014 maksis Elva linn erakoolidele Elva õpilaste koolitamises 41 249 eurot. Elva lapsed käivad siis Tartu Katoliku Hariduskeskuses, Tartu Valdorf gümnaasiumis, Tartu erakoolis ja Odette spordigümnaasiumis. Ja 10. märtsi seisuga õpib siis Tartu Katoliku Hariduskeskuses 5 õpilast, Tartu Valdorf gümnaasiumis 5 õpilast, Tartu erakoolis 14 õpilast, sealhulgas Peedul 13 ja Odette spordigümnaasiumis 2 õpilast. Sellest aastast siis on see rahastamine, erakooli rahastamine kokku lepitud haridusministeeriumi näol, aga siiamaani maksis kohalik omavalitsus ja siis Tartumaa omavalitsused lähevad, kõik, kellel on ikkagi vähegi arvestatavad summad sellega kohtusse, kuna haridusministeerium otse ikkagi ei maksa. Haridusest nii palju, et hea uudis on, et Elva gümnaasiumi esimestesse klassidesse on registreerinud 85 õpilast, mis eeldab 4 paralleelklassi avamist ja alates eelmisest nädalast on Elva gümnaasiumi uus koduleht, kes ei ole käinud, kes mingi aastas Elva gümnaasiumi koduleht. Kaasava eelarve võiduidee linnastaadioni tribüünide hankimiseks on sõlmitud leping 150-kohalise tribüünid peaks Elvasse jõudma aprillikuu lõpuks. Elva linn, need on natuke võib-olla vanad uudised, aga siin osal võib-olla ei ole kõikide uudistega kursis, et Elva linn sai teatavasti 100 000 eurot Vabariigi valitsuselt Kirde-tänava Tartu maantee ristmiku rekonstrueerimiseks ja lähipäevil kuulutame välja ehitushanke. Ja samuti saime positiivse vastuse Käotee äärde kõnnide ehitamise toetuseks summas ligikaudu 305 000 eurot ja kuulutasime välja projekteerimishanke ja tänase päeva seisuga on 4 firmat juba hankedokumendid välja võtnud. Elva linn sõlmis lepingu osaühinguga Raian Elva noortekeskuse fassaadi renoveerimiseks ja tööd peavad olema lõpetatud 1. juuniks. Elva loomkeskuse arendamiseks on toimunud rida arutelusid ja kohtumisi. Tartu Omavalitsuste Liit on kinnitanud Tartumaa objektide nimekirja piirkonna konkurentsivõime programmi ja Elva loomkeskus on maakondlikus prioriteetitabelis 3. kohal. Elva linn on kokku leppinud küll hetkel veel suusõnaliselt Raul Oreskiniga, kes on nõus selle projekti sisulise vedamise enda peale võtma. Täna kohtus linnavalitsuse esindus Raul Oreskiniga ja me kaardistasime loomkeskuse projekti lähtekohad. Linnavalitsus toimuvad regulaarsed koosolekud ja arutelud üldplaneeringu koostamiseks ja eskiisi arutelu toimub siis 15. aprillil, et kõik ka volinikud on vaadatud sellele arutelule. Elva linnavalitsus kuulutas Verevi rannavalve hanke luhtunuks, kuna 2 pakkujat ei kvalifitseerunud ja ka tegelikult kui nad olekski kvalifitseerunud, siis see hind, mida pakuti, ei ole meile võimete kohane. Lihtsalt näiteks, kui 2012. aastal oli rannavalve teenuse maksumus Verevi rannas 7000 eurot, möödunud aastal oli ta natuke üle 12 000 euro, siis nüüd pakkus G4S juba üle 14 000 euro.
linnavalitsus vaatab üle hanke tingimused ja kuulutab välja uue hanke, eks me peame vaatama, kuidas seda rannavalget seal mõistlikult korraldada. Eelmisel neljapäeval kohtusin niinimetatud Tondirossi esindajaga ja arutamaks hoone tuleviku perspektiive. Omaniku esindaja lubas, et lähipäevadel müüritakse hoone esimese korruse avad kinni, et takistada kõrvaliste isikute pääs objektile. Arutasime võimalikke maavahetuse variante, et Elva linn pakub muid maid vastu, et me konkreetsete tulemusteni selles osas veel ei jõudnud. Omanikud on läbirääkimisi pidanud mitmete hotellide ja spaade operaatoritega, kuid kahjuks pole kokkuleppeni jõutud. Ja Elva linnavalitsus lubas ka igati otsida kontakte võimalike operaatoritega. Igal juhul omanik oli nõus usaldusväärse operaatori leidmisel spa hotelli välja ehitama ja rendile andma. Sellised on nagu omaniku plaanid, aga ega midagi konkreetset praegu veel kokku ei ole läbi. Eesti Post andis 12. märtsil välja Elva linna vapiga postmargi. Rahvusvahelisel sotsiaaltööpäeval 17. märtsil andis sotsiaalminister Helmen Kütt üle tänukirja Elva linna lastest spetsialist Agnes Laastele silmapaistva töö eest sotsiaalvaldkonnas. Lõpetuseks Elva linnavalitsus otsib kogu meeskonda uut sekretäri lapsehoolduspuhkusel mineva töötaja asendajaks. Aitäh! Aitäh, linnapeale. Kas on küsimusi? Palun. Ma küsin esimesena, et sama kultuurimaja poolel oleva Tondirossi teema, et seal on tegelikult ilmselt sõltub muidugi omanikust, tema eesmärkidest, visioonidest, et spa oleks väga äge, kui see Elva linna tuleks, kui tulevast ei oleks mitte kellelgi midagi, eriti veel seal asukohas, aga ega ta väga realistlik ei ole, et need spa mõtteid on siin ainuüksi Tartu maakonnas üsna mitmeid erinevates valdades, kus neid plaane on. Ilmselt enamik nendest teoks ei saa, aga kas seal tuleks rõhuda millelegi realistlikumale, et selles mõttes tundub arusaamatu, et tegelikult oleks ju võimalik sinna rajada mingisugune korterelamu näiteks, eks ole, ja päris võib-olla arendajal ka korralikku raha teenida, et selliseid realistlikke mõtteid oleks võimalik ka realiseerida. Me rääkisime sellest kõikidel teemadel, et ega neid ei ole nüüd häid plaane. Korteri teemast oli ka, aga pigem ikkagi neil oli ikkagi siin eelmisel kevadegi oli väga realistlik koostööpartner ikkagi hotelli spa teemal, aga paraku need läbirääkimised ei ole ette pidanud, et ega kui me vaatame seda just hotell ja spa koos, et kindlasti spa eraldi ei ole kindlasti jätkusuutlik ettevõtmine, aga kui siin vaadata Rakvereks või Värskat või Pühajärvet, siis nad ikkagi kuidagi majandavad ennast seal, aga eks me arutasime ka põgusalt seda sundvõõrandamise varianti, aga see on kindlasti selline pikem kohtusaaga, kui ta läheb sundvõõrandamiseks, et ega see sundvõõrandamine ei ole ju ka odav nagu Elva linnas, me peame igal juhul ta turuhinnaga võõrandama siis ja lammutama, mis üks hinnapakkumine siin eelmisel aastal võtsime oli 70–80 000 eurot. See oli lammutamine. Kes see pakkumise tegi? Me võtsime veel rammutas ilmalt lihtsalt, et ta käib siin vaatas, et hinnangu lihtsalt kui palju see maksab. Ei, see ei saa selles mõttes number olla, neid on Tondirossi ennem ka lammutatud. Tulevad kohale, peenestavad selle ära ja see materjal realiseeritakse ja see maksumus saab maksimumsel mingi 20 000 euro ringis olla. 70. Ma saan aru, et ta pani peoga peale, et see oli 20–25%. Ei olnud okei, see oli suur termin. No jaa, ütleme, et me ei ole omanikud, et me võtsime hinnangu lihtsalt. See on hinnapakkumine, jah. Oli hinnapakkumine. Aga mis tööd või mis mahus seal oli? Tähendab, et seal tekkis üles küsimus, et kas näiteks linn on näiteks huvitatud selle materjali endale võtmisest. Et sellest tegelikult sõltus päris palju, sest tema on selle punase savi sellega, et kui on mingi aluspõhi, kus linn saaks panna, selle realiseerimine tema leidis, et see on kulupuhul, mitte tulupuhul. Eks seal on erinevaid variante, aga ütleme, et kas ta on siis nüüd 50 000 või 70 000 või suurusjärk on meil teada,
ta ei ole kindlasti 20 000. ei no ma lihtsalt tean, et Tallinna pool võeti maha nagu oluliselt suurem. Küsimus ongi selles, et ilmselt selles materjalis kas teda saab kohe kuhugi kasutada, transpordikulud võib-olla jääb, kui ta läheb jääb, siis võõrandamiskulud. No eks tema pani sinna kõige suuremate riskidega. Juhul, kui teda kuskile kasutada, siis loomulikult ega see pretendeerib tegelikult ju selgub ikkagi hankekäigus. No, eks volikogu liikmed teavad ka, et ma olen vast 10 korda seda Tondilossi teemat siin küsin viimase aasta jooksul ja hästi meeldiv on, et linnapea ise enda kuu kokkuvõttes seda räägib. Et ise on selle teema käsile võtnud ja teatab edusammudest. Et mu ettepanek on esiteks see, et võiks järgmisel korral sama teha, et ilma meelde tulemata ja rumala küsimiseta juba see ülevaade antakse. Aga mul küsimus ka ja küsimus on, et mis põhjusel, et mis ajend on, et äkki kuulda on, et seal väike õnnetus oli, et äkki valgustaks volikogu liikmeid ka selles. Mis põhjust? Et üks väike õnnetus oli. Ei õnnetusest mina ei tea, selles mõttes ma olen kuulnud selle õnnetus oli, aga ma ei tea, mis olukorras see lapsed on ja selle kinnisvara või see Tondilossi omaniku esindajaga oli ka selline jutuajamine, et vajaduse nad tulevad Kelrina volikogusse rääkima oma mõtetest. Aga kelle poole võiks pöörduda, et õnnetusest täpsemalt kuulda, kas noorikuga sai korda siis kõik? Ma ei jään vastuse võlgu. Mina lisan, et see on ikka lastevanemate probleem, see on olnud koolijuhina, ütlen, oli meil pidev probleem, et õpilased hulkusid seal koolivälisel ajal, nii et ega kool ei saa kindlustada, et nad koolivälisel ajal oleks kodus, see on kodu ülesanne. Nii et siin otsida kusagilt linnast või mujalt süüdlast, minu meelest on kodu peab ikka kindlustama laps kodus on või teada, kus laps on. Ma arvan, et see on selles mõttes nagu ikkagi isiku andmed ja Läheme selle üle siin vaidima hakka, et kes see siis sünnib. Teiselt poolt on, selle koha pealt on juristid võtnud nõu ikkagi ka, et kui mingisugune vare või Tondiloss on ohtlik, siis linnavalitsusse või kohalik omavalitsus saab teha ettekirjutuse. Neid ettekirjutusi on tehtud aastas vähemasti 4 tükki ja neid peab ütlema nende auks, et nad on ka reageerinud alati, need välja tõmmatud lauad, nad on laudadele sulgenud. Need on alati tagasi pandud, aga see on järgmise korrani, kui jälle keegi kangiga läheb. Ega me oleme taklast ikka üht-teist paistab ka, et vahest kui me näeme, et kõdegi lapsele on jälle see takna peal, siis teeme uue ettekirjutuse. Aga need on nagu rahaliselt ka, et kui seda ei täideta. Täidavad. Ütleme, et me siin arutasime varianti näiteks võimalik omanikega, et kui me tegelikult piisaks sellest, kui ta paneb näiteks aiale sildi ära valdus, kas hoiab õnnetus ära. Oleks siin üks kole plank ümber selle kesklinna. Tema on seaduse silmis oma nõudel täitnud, aga mõttes, et see asi on veel ohtlikum, sest praegu üht-teist näeme ka, siis ei ole üldse midagi. Tegelikult sellist hea variant ei ole, ja küll nad nüüd lubasid kividel pillida. Kivi on palju nõudnud. Vasti läheb. Ilma särpadu. Niisugune väike idee tekkis, et võib-olla võtta ühendust militaarmeestega, kes siis tema nagu vaikselt õhku laseksid või soovitasid, et siis on asi tulemus vähem hea. Me oleme tegelikult teinud ettepaneku omanikele, et aitama lammutada. Ma tahtsingi tegelikult küsida, et kas linnavalitsuse poolt on nagu, ütleme, on mingi nägemus, et mis see maksimaalne summa nagu oleks, mida nagu, kui on kaalutud seda, et mis see summa võiks olla, et kui omanik oleks nõus selle lammutamisega, kui ma saangi aru, et nad ei olegi nõus sellega, et see lammutamine. Ei, me ei ole rahast niimoodi konkreetselt, eks see ikkagi on, ütleme, puhtalt küll kindlasti volikogu rida, et kui palju maksumaksja raha oleme nagu Nelva linn on panustanud kas lammutamisse või ostmisse, see on siis nagu
ega nüüd, kui on juttu omanikuga mingi spa või hotelli võimalust, ega see küsimus ei ole selles, et sedasama karpi hakatakse spaaks ümber ehitama, see lammutamise etapp on niikuinii vajalik. Seda nagu ei, aga ega tegelikult puuduski välja mõte, et järsk annab selle olemusele asjaga veel midagi teha. No ma saan aru, et omanikul huvitatud raha kokkuhoiu mõttest, aga tegelikult see on kaugele näha. Hetkel on nagu KIK-is mingi programm ka nende tondilastele. Ütleme, maapiirkondades on militaar- ja põllumajandusobjektid ja need linnalised piirkonnad olid munitsipaalomandis olevate elamute lammutamine. Peeter Laasik, palun. Ma tahtsin küsida selle tulu poole pealt nagu rohkem, et väga hea, et ma saan aru, et mingi 41 000 on Elva linnal siis tulemas raha nende koolide osas. Aga küsingi, et ma saan aru niimoodi, et seda siis haridusministeerium ootab, et näiteks Elva linn annab ta kohtusse. Et mis selle taga on, et ma saan aru niimoodi, et haridusministeerium on ükskord juba kaotanud kohtusse, et võiks nagu raha, et kas siis riik hoiab öelda, meie krediteerime riiki, milles asi on? Miks raha ei tule kohe? Ei ole haridusministeeriumi juristid on seda vaagin nii ja naa ja õiguslikku alust teil ei ole otse maksta, et kõik, kes tahavad, me seal teabepäeval ütlesime ka, et tegelikult on ju see on absurdne, et nüüd kohalikud omavalitsused peavad hakkama kohut käima, kohtutele maksma, kohtukulud, lõpuks peab see, kes kaotab ka kohtukulud maksma, aga paraku on selline õiguslikku alust otse maksta ei ole ja läheb. Ma küsin niipidi, et meil on praegu nagu Riigikogu uus õigusliku aluse annavad seadused. Kas siis jaoks nagu tehtaks seaduse muudatus ja saaks ära lahendatud, sest minu arvates on üldiselt naera olukord, kui kõik Eesti omavalitsused hakkavad riiki kohtus kaebama. Seal oli tegelikult põhiline põhjus, mis nad ütlesid, oli see, et igal omavalitsusel võib see nii-öelda case erinev olla ja kohus hakkabki nüüd nii-öelda kontrollima seda vastavust, et kas kõik need nõuded on põhjendatud, mis omavalitsused välja käima hakkavad või on nad mingil põhjusel põhjendamatud. Ja eks kindlasti nad loodavad seda ka, et kõik ei hakka minema ja osa raha jääb tagasi maksma. No seda ma ka udun ja ma usun, et lihtsalt arvatakse, et me peame krediteerima lihtsalt riiki. Sest kohtuprotsess on pikema ajaga ja võib-olla saame 2 aasta pärast seda 41 000 kätte. Aga ma siin korra veel kommenteeriks seda eelmist küsimust, et tegelikult see omaniku esindaja eelmine nädal ikkagi kinnitas seda, et ega nad sellisel kujul selle hoonega mitte midagi tegema ei hakka, et see lammutamine on ikkagi vältimatu protsess, ainult et nad ei ole teda ikkagi valmis lihtsalt praegu tegema, enne kui need mingid potentsiaalsed arendust silmapiiril ei ole, sest see on nende jaoks ka kulu. Ja mis nüüd puudutab seda võimalikku arendust, siis tegelikult nad andsid ka selgelt mõista, et nemad oleks huvitatud kinnisvara või hoone ehitamisest, aga mitte selle hilisemast toimimas hoidmisest, et sellepärast nad loodavad, et kui leitaks mõni operaator, kes on valmis siis ükskõik mis hoonet opereerima hakkama, et siis nemad oleks valmis investeerima kinnisvarasse. Nii et ühesõnaga nad selles suhtes väga riske võtta ei taha. Nemad kindlasti ise mingit hotelli või spaad pidama ei hakka, nad võivad valmis ehitada, aga nad tahavad näha pikaajalist kindlat operaatorit. Ilmselt Eiki oskab kõige paremini sellele vastata, et eelarve täitumise osas Toomas andis väikse ülevaate, aga eelarve kuluobjektide osas, et tuletaks meelde, et sinna oli linnupeletid ja turvakaamerad planeeritud, kuidas nendega lood? Turvakaamerad on täiesti aktuaalsed nendesse punktidesse, millest siis juttu oli. Linnupeletites, nii nagu ka viimane kord või eelviimane kord Maa- ja Keskkonnakomisjon tegelikult ikkagi nõustus või otsustas, et me ootame ära ikkagi praeguse selle pesitsusaja ja otsustame peale seda pesitsusaegast, et siiamaani ei olnud veel kellegi pesitsusaja eelset kogemust pakkuda nende peletitega. Ei Tartu linnal ega ka selle Väike-Maarjal ega kuskil. Ja kui nad nüüd peale seda pesitsusaega ütlevad, et jah, see asi toimis ja kõik on väga hästi, et siis on mõistlik seda investeeringut teha,
aga siiamaani on kõik info, mis nende pelletitega seoses on see, et tegelikult nad ei tohi. täna ilmselt seal üks artikkel just. Ka Kadrinas oli, kus see koht? Kadrinast me võtsime ise ühendust. Tegelikult ei ole ka seal saavutatud seda tulemust, mis oli lootsid. No, üks asi on see leheartikkel, mille sa tookord kuhugile üles panid, aga see, mis reaalselt seal ametnikega sai räägitud, siis nad ütlevad, et ega tal mõju ei ole. Aga seal oli sama teema, et nad ei olnud, nad panid üles ka alles peale pesitsusaega. Enne pesitsusaega ei ole. Peakski ütlema, et Rein Mägi, kes seal see aktiivsem kodanik on, kes seda asja ütles, et tema nägemus on kindlasti, et see peaks enne pesitsusaega olema. Sellest asi ongi, et millal ja see koostöös Keskkonnaamet. Ja samas jälle kindlasti kõige tõhusam ta oleks pesitsusajal, aga pesitsusajal ei tohi neid jälle kasutada, need peavad vaidima pesitsusajal. See on hästi üürlik aeg, kuna nad saavad üldse sellel olla, nii kui aresed tulevad, nad hakkavad mingil määral selle juures liigutama ja siis Keskkonnaamet määrab vist iga aasta eraldi selle kuupäeva. Seal on meetmed olemas, kuidas kõige paremini võidelda ja ma arvan, et selline, kui paugutada, lihtsalt neid hirmutada ja... See on kõik üks suur segadus, siin räägitakse hakkidest, seal on küllivarade kõik, need on erinevad linnud, et need meetodid on erinevad, et see on ka üks asi, et see peab olema kompetentne, kui neid asju teha. Aga kui lehevergudel on suur segadus, ma võin kinnitada, et seal piirkonnas päevasel ajal on ka väga suur mürra ja segadus, et midagi aru ei saa. Postimehe artiklis vist oli isegi kirjas, et Keskkonnaamet on Tartus mingi eritingimuste loalised pesitsusajal, et see peleti töötab. Aga ootame vast tulemused siis ära, siis ma ise olen neid vaatamist käinud ja võib-olla nendes hakid oli varjas režiim, aga sama peleti karjus ja linnuparv endas üles võiks näha, et oleks keegi mingisugune kiirema liigutusega. Küsimuse juurde tagasi tulles, et kas see peleti asi on ikkagi töös ja see suvekuudel saab nagu... Pole mõtet, nad on tegelikult suhteliselt kallid. Pole mõtet seda raha kulutada sellisel juhul, kui tuleb mingi teaduslik seisukoht, et tast ei ole tolku. Või mis sa isandad? Jääd ikka ootama. Selline seisukoht ei tule. Aga te ei ole midagi sellest panna. Kuna see seisukoht tuleb? See aparaat oli eelmine kevad üleval. Ei näe, aga sellest ei olnud kasu sellest üleval. Paar kuud oli üleval. Eelmine aasta see hilja üle. Mul oleks veel jälle küsimus. Turvakaameratesse üks haava kõik. Asukohtagi ette nähtud siia kirderiski. Paluks veel kord tungivad järgi paigata. Võib-olla oleks annaks palju suuremat efekti, kui peale panna Tartumaantele palutee juurde, palutee Stalini juurde kannaks kuhugi iganes. Ma täpsustaksin, Keskkonnakomisjoni istungil sai see linnavalitsus otsustada, kuhu täpselt panna. Vist ikka isegi ette. Ei, Keskkonnakomisjoni või maa- ja Keskkonnakomisjonis ikkagi räägiti konkreetsetest kohtadest, milleks oli see politseimaja esine ristmik, raudteejaama esine ristmik ja siis see Tartumaantee Vellavere tee. Muidugi tegelikult see kaamerate jutt ju kunagi algas üldse sellest, et võimalikult ära katta linna sissepääsud, et nagu kontrollida, et oleks võimalik mingil põhjusel siis kontrollida seda, et kes linna sisse, linnast välja liikus, et selle vaatevinkli pealt on see Kiirde Vellavere tee ristmik nagu kindlasti väga üle vaadata. Et ma selles osas Kaleviga päris nõus ei. Jaa, aga need on nagu detailid, et kuidas see üldiselt ikkagi see protsess, kui kaugel see on siis, et kas tulevad sel aastal kaamerad või mitte? Kindlasti tulevad, aga ma arvan, et peaks maa- ja Keskkonnakomisjon, mul oleks igal palve isiklik, et see neid asukohti täpsustataks. Minu hinnangul asjad asukohad
kas see asukoht just kõige õigem, minu arvamus. Kui vaja keskkonnakomisjon otsustab, et sinna tuleb. Pika tänava ristlik oli alternatiivne. Aga ütleme selle informatsiooni veel edasi, et ma tuleks selle Tondilossi juurde korraks ise tagasi, et kunagi sai see otsus nagu volikogu poolt vastu võetud, et see nii-öelda maa müüakse, see kuningas. Et need tingimused, mis kunagi tehti, tagantjärgi nüüd on näha, et need ei olnud ilmselgelt nagu kõige mõistlikumad. Et nüüd me oleme siin maadanud selle ehitusega, ma ei tea, aastaid palju, 20 juba. Ja tegelikult kui vaadates seda juttu, mis ja neid äriideid ja nii edasi, mis siin nagu plaanis on, siis ma ei kujuta ühtegi finantsasutust ette, kes täna siin nagu siin kinnisvaralahenduse peale see Elva külla nagu seda finantseerima oleks nagu valmis, ma ei oska öelda. Ma nagu ei usu seda kohe siiralt mitte tänasest uudistatsioonis. Me oleme nagu me nagu kuskil nagu edasi nagu jõua, et kas küsimus minu poolt nagu volikogule, et kas volikogu on nagu valmis nagu kaaluma selle objekti või ütleme selle objekti lammutamist siis nagu linna eelarvest, et kui me räägime nagu meil on siin erinevad summad, et on 70-80 000, kes on suur summa, aga Margus Ivask mainis siin nagu teisi summasid, et äkki võtaks uued pakkumised ja vaataks, mis see reaalne lammutamissumma on, et ma nagu isiklikult leian, et kui me kui peaksime linna poolt nagu leidma paarkümmend tuhat eurot, kui on omanik seda nagu nõus ja ise seda kuidagi nagu ära lammutada, teed hinna, mis sa teed, et kui linn on valmis seda, oleks linna poolt valmis finantseerida, kas see paarkümmend tuhat on niisugune summa, mida nagu alla neelatakse? Ja ütleme nii, et ega me praegu räägime kogu aeg ühest Tondilossist ja nüüd siin kõrval on veel teine Tondiloss, mis on samal ajal ära müüdud, et ega me peame ikkagi võrdselt kohtlema kõiki inimesi. Ei, miks me peame võrdselt kohtlema? Me ei midagi võrdselt kohtlema. Meil on üks konkreetne Tondiloss, millest kogu aeg nagu Elva linn nagu räägib, et selles suhtes, et me ei pea igat kuuri minema lammutama. Me räägime sellest samast Tondilossi, kus lapsed meil leivad ja võib-olla järgmine. See niimoodi kuur on ikkagi kaunis selline mälestusväärne koht. Ainuvaldamajas käiakse ka sees ja seal on ka ikkagi Elva jaam ja kultuurimajas ja juhitud omanikud. Ei, ma põrgatasingi küsimuse õhku, et kiitke lahku või laike maha, et Aarandus. Ei jõua kurat kõik ju lammutada. No ma arvan, et eks me oleme ikka valmis igasugu variante kaaluma, peame olema, et lõpptulemuseni jõuda, aga enne kui me saame rääkida sellest, et eraettevõtjad toetada lammutamisel, tuleb ikkagi siis kõik need muud asjaolud selgeks teha, et mis põhjusel see eraettevõtja siis ikkagi asja nagu liigutatud ei saa, et kui nii suur objekt on tema omandis, eks ole, ta on selle soetanud loodetavasti mingi eesmärgiga, mitte lihtsalt niisama nalja pärast, et siis tal peab olema ikkagi ka mingi idee ja kui üks idee ei kanna, siis teine või kolmas, et ma nagu rääkisin, et Elvas ei ole täna kinnisvaraarendusi, ei ole ka võib-olla häid kohti kinnisvaraarenduseks, et see koht on kindlasti väga hea koht, et millega linn saaks omalt poolt vastu tulla, on see, et kui näiteks mina oleks ettevõtja, võtaks kindlasti selle kinnisvaraarenduse teema ülesse, linnalt ma sooviks seda, et linn aitaks teha detailplaneeringu, eks ole, et see jõuaks ka lõpptulemuseni, kehtestuks ja jõustuks, et see võiks nagu see lahendus olla, sest tegelikult korrusmaja puhul, no mina küll ei kujuta ette, et seda ei ole võimalik realiseerida, ma arvan, et seda on võimalik realiseerida. Et see, et me hakkame pakkuma ettevõtjale rahalist abi, otsest rahalist abi lihtsalt selle põhjusel, et ettevõtja millegi pärast, kes ei suvatse või viitsi või ei taha, eks ole, lammutamist ette võtta, see ei ole küll teema. Kui see ettevõtja peaks pankrotti minema ja ta ei leia sellele kinnistule ostjat ja seal tekib nii-öelda täielik patiseis, siis loomulikult on ka mina valmis igasugust variante kaaluma. Aga kui see riigipoolne tugi tuleb munitsipaalomandile, kas juriidiliselt on võimalik seda omavalitsust teha või mitte, kas ei ole võimalik seda siis selleks hetkeks, kui lammutamise või ütleme selle taotluse hetkeks, et oleks linna omandis. Kui ta võõrandaks selle sootsatel tingimustel. Ja selliseks lõppkokkuvõttes ta läks me tagasi. Kui me räägime tänastest meetmetest, seal on selgelt öeldud munitsipaalomandis olevad elanud. Siin puhul me räägime täna ikkagi ärimaast ja seda elamus keerata on väga raske. Kui ta kingiks selle linnale või väga odavalt annaks, sellisel juhul me saaks sellega edasi tegutseda. Ma arvan, volikogu on kindlasti valmis, aga mitte nii, et meie panustame lammutamisse ja siis pärast ettevõtja läheb projektiga edasi, eks ole. No ma sellist asja küll ette kujutan. Ja tegelikult nagu Toomas siin mainis, et me põgusalt siin puudutasime ka seda võimaliku maadevahetuse teemat,
et noh, ütleme, kui see peaks nagu osutuma võimalikuks ühel hetkel, siis see sisuliselt tähendabki seda, et me vahetame maad ära, linn saab selle kinnistu omale ja siis linn lammutabki ta maha ja pärast on see kinnistu nii-öelda linna käsutada. Siis sellest edasi saab, kuidas sinna leidkesse ühel hetkel investor või lihtsalt ilus murplats ja kogu lugu. Aga müügist ei olnud nõus või? Müügist ei olnud juttu selle objekti müügist? Ei, otseselt müügist me täna ei rääkinud. Tähendab, tema müügist küll huvitatud, aga ta seda ütles ka, et mitte linnale müügist, aga üleüldse müügist, aga ega ta põhimõtteliselt andis ju seda ka mõista, et ega ta teda võileinnast müüma ei lähe, ta pole nagu häda väga odavalt teda müüma minna. Tema on kõige väiksem häda, kui keegi kukub surnud, siis on vaja ise jäänud. Et kui me hakkame rääkima, et näiteks, et võib-olla linn peaks ostma, ma arvan, et siis oleks mõistlik valida juba sundvõõrandamise tee, sellest ma arvan, et sundvõõrandamisega on ta kui lihtsalt nii-öelda kahepoolsesse lepingusse minna, siis ta võib küsida ja ajada mida tahes, et sundvõõrandamisel ütleb ikkagi lõpuks kohus selle, mis see õiglane hind on sellel asjal. Tal on äkki mingid tingimused, ta soovib äkki mingit hoonestusõigust sellele pikaks ajaks või kas, mida talle saab nagu pakkuda selle? Ei, me oleme veel kõnnud, kinnistu on tema oma aega. Ta ei ole praegu üldse mingit tingimusi esitanud, ta on sisuliselt öelnud, et tal ei ole mingit mõtet. Ja mõtet ei ole, siis peab talle selle mõtte andma, siis peaks liigutama äkki selles suunas, et seda sundvõõrandamise peale teha kogu lugu, et ta on siin mediteerinud 10 aastat ja ikka mõtleb ja ikka otsib ja mõtti juurde panema talle selles mõttes, et läheks sundvõõrandamisele, anname mingi pool aastat aega, kui konkreetselt midagi ei toimu, siis me oleme sunnistatud võtma ette selle sundvõõrandamise protsessi. Ma mõtlen veel kord, et ega meil on seal need vanad tuletõrjehooned, see hoone, ainumaaldamaja, meil on kolm sellist hoonet või kinnitud siin kesklinnas. Kes üks avaldab? No jaa, aga siis lähmegi step by step, sellest hakkame peale, kui see on tehtud pretsedent, siis on järgmisel ka nagu väike motivatsioon oma asjadega tegeleda võib-olla tulisem. Aga ma ütlen, et ega see sundvõõrandamine esimene käik ilmselt olema ei peaks, et ma julgen prognoosida, et see sundvõõrandamine koos lammutusega ikkagi me räägime 200–300 000 eurost kindlasti. Et pigem see võimalik maade vahetus tuleks linnale kindlasti odavamalt, siis jääks linnale ainult lammutamise kulu. Ja pärast jääks otsustusõigus selle kinnistu üle ja kas siis leida investor või siis mis siin salateks, see on Elva linna üks hinnalisemaid kinnistuid kindlasti, nii miljööväärtuslikud kui asukohad. Ümber selle maja on neid palju. Mitte nii suurt kinnistu. No ikka on. Lihtsalt kuidagi me raiskame iga volikogu istungi pool tundi selle tondilossi ümber arutamisest, et kuidagi Kuidagi jõudma mingi lähtepunkti. Seda ma ütlesingi, aga see mõte tundub, et ei ole väga populaarne, et linn võtab selle vastutusega. Kunagi see loll otsus tehtud ja see nii rumalatel tingimustel maha möödud, siis tuleks minu meelest linna võtta vastutus. Ja need otsustajad istuvad osaliselt siin saalis, eks ju, kes selle juures olid, sest et see esmaostja oli ju seotud teatud tingimustega ja linn on nii soolikas, et ta ei viitsi enam mitte midagi jälgida ega nõuda oma lepingulisi kohustusi, siis nüüd on kokk käes. Kõik on teinud lumalaid otsuseid, aga ma mõtlengi just, et ka selle vastutuse osas, et aga ma saan aru, et volikogu liinud väga ei näe, et liigu nagu sinna finantsiliselt panustus. Minu isiklik seisukoht on see, et tuleks leida finantsvahendid, see ära lammutada, minu isiklik seisukoht, aga ma ei oska öelda, et seda peab siis arutama, et millised summad on ja nii edasi. Minu meelest 20–30 000 euro leidmine, näiteks kui Margus Jupp peaks tõele vastama, siis mina nagu isiklikult tõstaksin küll käe püsti, et see loss on nagu see raha nagu leida sinna. No, ütleme nii, et see tegelikult vaidlustab praegu seda, et kui meil on hinnapakkumine, mis ütleb 80 000, et siis me ei saa eeldada, et ikkagi 20 000. Ei, ma ütlesingi, et juhul kui laua peale pakkumise, mis on 20 000, siis hakkame rääkima 20 000. Aga äkki oleks mõistlik võtta uued pakkumised ja uurida seda Marguse poolt. Just nagu uurida, see oli konkreetselt viimselt, või vana mingisugune suur maja. Jah, et äkki uuriks. Seal ei olnud juttu mingis 75 000, seal maksis kohalik omavalitsus suurusjärk 20–25 000.
see, kes lammutas, sai kogu selle materjali omale, no ma nüüd ei kujuta ette, milline oli see betooni ja kivi suhe, see mängib ka seal mingit rolli. Ja mis kivist ta nagu oli, noh, too minu teada oli vist seal rohkem nagu valgest kivist. Aga mingi osa oli ka punasest kivist, et see tuleb lihtsalt nagu välja kalkuleerida, see 75 000, see ei saa küll mingi number. Aga teeme niimoodi, et võtame selle punkti kokku ära, et linnavalitsus uurib siis, et ta võtab uued hinnapakkumised, et vaatame, mis see võiks siis maksta minna. Margus äkki on koos informatsiooni saab edasi. Volikogu nagu nõus eraomandil kinni maksmisele. Ei, me kõigepealt on tingimused lahti rääkida. Tingimused vaatame. Sõled, laua peale panna, siis saab vaadata. Volikogu ei ole nõus. Muidu me istume siin iga volikogu järgmist 10 aastat sama jutuga, et nagu kuidagi veider, midagi jälle kuskil ei liikunud. Et aga kas on mingisuguseid muud küsimusi? Reet Koppel, palun. Et saime 2 nädalat tagasi kokku ka enamikuga siin viibijatest Ellenurme vesileistis, kus sai siis räägitud haldusreformist ja Elvast või tõmbekeskusest ja muuhulgas ka tervisekeskusest. Vaatasin ka seda lehekajastust, mis oli linnavalitsuse seisukohta ja seal viibides, et noh, väga selge see nagu ei olnud, et kas praeguseks on linnavalitsusel selge seisukoht välja tulnud, et kas tervisekeskus on vajalik ja selle nimel tasub tööd teha või mitte. Ikka on vajalik tööd teha. Et kas edaspidi saab siis ajakirjandusest ka lugeda, et selline seisukoht ja võitlus tervisekeskuse eest on ühtne? Toome ka Ilma esindajatega kokku. Ja kuulda äkki. Aitäh, veel küsimusi. Palun, teile. Kaugel te olete selle menetlustoimingute tegevuse ja ühtlustamisega, et kas saab juba asjast asja või? Et jah, kindlasti tast saab asja, aga tänasel hetkel ei ole veel täpselt teada, kuna riik selle KOKS-i muudatuse teeb. KOKS-i muudatus, mis võimaldab omavalitsustel hakata moodustama ühisasutusi, jääb nagu sügisesse või väga kaugesse aega. Siis ilmselt tuleks ta praegu nüüd varem ära teha, aga kui siin räägitakse ikkagi mingist kuust või 2, siis oleks mõistlik see KOKS-i muudatus ära vaadata ja teha kohe nii-öelda ühisasutus, hakata mingis teises vormis seda asja lahendada. Nõovald on täna oma otsused ära teinud, teised vallad, kes on asjast huvitatud olnud, Puhja ja Tähtvere, ei ole täna veel otsuseid teinud, et praegu mingi kõige kindlamad partnerid on Nõo ja Ellu. Kas Rõngu ja Rannuga üldse ei ole teemat olnud? Rõngu on ka räägitud on kõigiga, aga Rannu on põhimõtteliselt ära öelnud, et nemad väga huvitatud ei ole. Rõngu on ka ära võtavad seisukoha. Keda võiks siis öelda, et hea korraga tegeleb siis edasi praegu linna töötajad? See raudtee seda, üle raudtee minnes see allee, et see on jälle käest väga ära. Ja sealt Puhumani välja, et seal on kordagi käest ära. Kui sa selle teemat tõstatad, siis ma pean ka avalikkuse siis, et ütlema, et käisin lauluväljakul ja lauluväljakul oli täna väga rääknud. Lauluväljakul tuleb firma peale, sinna ei jõua üksinda teha. Paberi jõuab ikka ära rääkida. Küsis. Ma tahtsin täpsustada, et kas siis, ma ei saa täielikult aru, et kas Helma Linn ikkagi läheb selle 41 000 järgi kohtusse? Ikka läheb. Selge, aitäh. See on nii summa, seda oleks summa jätta lihtsalt kuhu. Ega seda käid sõna läbi, et mõistlik rahasumma, mille järel võiks minna, et kui see mõistlik piir on. No kui ta oleks seal 400, siis ilmselt ei ole mõistlik hakata kohtusse minna. Mul on küsimus nende kruntide või tähendab selle maa osas, mis sind Peedult nüüd sinna Mahlamaa poole jäi, et meil oli siin, kui me see volikogu väljasõit oli, et siis oli sellist juttu, et kas sellega on tegeletud või? Ma lubasin 6 aja jooksul ära täpsustada ja nii ongi. Okay. Ja siis teine küsimus, kas selle seikluspargiga on ka mingid edasiminekud ja siin vahepeal oli, et mingi seikluspargi teema? Praegu on see kooskõlastusel Keskkonnaametis, ma loodan, et sealt tuleb positiivne tagasiside. Täna tuli ära. Täna tuli Keskkonnaametis kooskõlastus ära, et siis läheb, ma arvan, lähiajal kohe tegemist. Kas sa taustlikult selle kohta ei ole suunud? Mis seikluspargi?
pere või parki, metsaparki tuleb seiklusrada. äkki siis alustaks kuskilt algusest paar minutit või minutit? Ütleme nii, et eelmise aasta keskpaigas või sügise poole tulid meie jutule Tartu seikluspargi omanikud või asutajad või tegijad. Ja nad on ehitanud üle Eesti mitmeid seiklusparke ja nad näitasid üles huvi seda ka Elvasse teha. Ja kuna Verevi motell oli ka sellest huvitatud, siis Verevi motelliga koostöös nad seda asja praegu planeerivad. See seiklusrada tähendabki sisuliselt seda nii-öelda puu otsas kulgevat rada, nagu need seiklusrajad on. Tema alguse lõpunud saab olema Verevi motelli territooriumil. Verevi motell on valmis hakkama korraldama seda nii nende tarvete laenutust kui juhendamist ja instrueerimist, mis selle seiklusrajaga kaasa käib. Ja nüüd siiamaani vähemalt nad on valmidust täis see asi valmis ehitada. Nüüd seisis Keskkonnaameti kooskõlastused, aga tegelikult seda kooskõlastust veel ei ole tulnud, aga suusõnaliselt on Keskkonnaametist öeldud, et see kooskõlastus tuleb, aga seda kirjanduspaberit pole meile jõudnud. Kas see järvega puudutab? Nad planeerivad seda trossisõidurada üle Verevi järve, mis saab alguse siis sealt nii-öelda lastekodu alt nurgast ja lõpeb siis sellest Vetelpääste puikast Tartu pool seal Nõlvaga, nii et seal tuleb nagu sinna ja tagasisõidu võimalus. Ja ülejäänud rada siis jääb Järve tänava äärde staadioni, nii-öelda staadioni metsa Järve tänavast staadioni poole ja põhiosa sellest rajast. Ja nad on öelnud, et kui nad kõik kooskõlastused ja asjad kätte saavad, siis nad ikkagi praegu liiguvad sihiga, et mai lõpuks see rada püstima. Kas järvega kah midagi seoses, et on üks asi üle, aga mingeid muid adatsioone järvel või ei ole? No teatavasti meil on eelarves natuke üle 12 000 euro ja selle me ära kasutame, et sellest me saame ilmselt ühe Liumäe ja heal juhul natuke midagi veel, nii et väiksematele lastele, suurematele mingid erilisi atraktsioonidele ei saa. No, üks asi on raha, aga teine asi ka nad planeerivad, et tulevikus kui rahalised võimalud laienevad, et ikkagi tervikvisioon, et kasutada see järve nagu maksimum. Need seiklusrajad ei nemad, täna ma ei ole küll kuulnud, aga nad on ikkagi spetsialiseerunud sellistele seiklusradadele, et otseselt nagu ranna lõbude pakkumisega nad vist ei tegele. Ma ei tea, võib-olla neil ka võib mingi huvi tekkida. Võib-olla seal haakub midagi. No samas on, ega siin aastate jooksul on suvehooajal ju rannas ka olnud neid huvilisi, kes on, üks aasta siin toodi see mingi pall, mille sees sai vee peal joosta ja mingi asi oli veel, aga kuidagi väga ürituseks on jäänud need teenusepakkujad, et ega kedagi ei takistada, kes tahab tulla randa mingit sellist teenust pakkuma, see on teretulnud ja mingit takistusi ei ole. Aitäh, kas veel mingid küsimusi? Et seoses Verevi rannaga, et kas nagu tualettide kaasajastamise peale minna ei mõtle, et see on nagu selline valus teema. Nii me oleme mõelnud ja tegelikult me oleme neid hindu, ütleme niimoodi, et selle aasta eelarves meil seda raha ei ole. Aga ütleme mingi konteiner, ütleme veeklosetiga konteinergi jankimine, selle peale järgmise aasta oluks tegelikult tõsiselt mõtlema. Investeeringud see vist sai sisse? Nad on arengukavas on ta jah sees, aga eelarvetes seda pole selline sees olnud. Et me oleme nagu uurinud sellise kolmekohalise konteiner WC paigaldamisest, et selle hind on kuskil 25-30 000. Kas on veel küsimus? Et seesama söödi mälestus Lektahvel tekitus mul kohe sellise küsimus, et kui seal on nii vilets vets, mis on peale kinni tava olukorras, loomuvõimaku juures, siis
võib tekkida niisugune kiusatus seal õllepudeli korki avada ja samas seal varjus ajada oma ihu edasi. Sellega peab arvestada. augud on sees, näed, seal ei saa. Lauluväljaku WC on ütleme, kõige rohkem on teda vaja siis, kui on üritused ja üritused peavad ikkagi olema WC või tualettidega lahendatud, et ja nad ikka on olnud ka niiviisi, et ega igapäevaselt seda lauluväljaku WC väga nagu vajadust ei ole, et seal mingit väga suurt rahvaste liikumist ei toimu. Veel küsimusi?